Täna me räägime Toledost, mitte küll sellest kitsaste tänavatega kaljul ehitatud kunagisest Hispaania pealinnast, kuhu tegelikult täna silmaga väga minna tahaks, vaid hoopis Seati uue põlvkonna odavautost. Toledo, palun, siin ta on. Lähme vaatame, millega siis see auto meid täna üllatab. Satuse tahtel testisime kõigest nädal aega tagasi uue Toledo peamist konkurenti Peugeot 301 ning seega meil on täiesti adekvaatne võrdlusmoment mõlemast autost. Nagu rivaalilgi on Seati välisdisain tegelikult ääretult lahe, kaasaegne, dünaamiline ja jätab igati hea mulje. Analoogselt konkurendile on ka sisemus oluliselt tagasihoidlikum. Seda mitte küll disainilisest küljest, see kujustus on väga kaasaegne, väga hea vaadata, aga lihtsalt need materjalid. Kui see kõva plastik vahetada pehmema vastu, siis ma ütleksin, et asi on viimase peal ning sellele polekski mitte midagi enam ette heita. Seati positsioneeritakse oma kodukontsernis kui nooremale ja aktiivsemale ostjaskonnale orienteeritud brändi. Kui arvestame, et sellistel raha eriti pole või on vähe, aga soovitakse ikkagi igati kaasaegset, odavat, kuid sõidetavat autot, siis Toledo on justkui rusikas silmaauku. Sest hinnad algavad ligi 13 000 eurost ehk mõningal määral küll Prantsuse konkurendist kõrgemalt, kuid teisalt viimase baasmudel on oma varustuselt üsnagi lahja, kuid Seati oma algab just sellest tasemest, millest tuleks Peugeot'l investeerida juurde, et saada enam-vähem sõidetav auto. Seatil on juba baasmudel täiesti normaalselt varustatud, omades juba nii püsikiirushoidikut kui ka konditsioneeri. Mainigem siis ära, et Toledo kallim versioon maksab ligi 19 000 eurot. Istmed on mugavad, ergonoomika on hea, tagumised istmed mahutavad üsna pikad inimesed ning ka pagasiruumi on üsna ohtralt 550 liitri jagu. Samas tõuseb liftbackil koos pagasiruumi luugiga üles ka tagumine aken, pakkudes üsna mugavat laadimist. Sõit siledal teel annab aimu Toledo peamisest sihtgrupist ehk siis keskmisest eurooplasest, kes vuravad suhteliselt siledatel teedel ja seal Toledoga sõit on ääretult mõnus. Aga kohe, kui me keerame kuskile kõrvalteele, ehk siis meie mõistes sõidame kas või ütleme Tallinna August tänavatele, kus praegu on olukord lihtsalt jube, siis selline tee tümitab Toledot ikka päris kõvasti. Samas juhitavus on üleootuste hea ja sõit on stabiilne. Tegelikult ega alla selle Seatilt ei oodanudki. Mootorid on 5, 1,6 diisel ning mitmes erinevas seadmes 1,2 ja 1,4 liitrised bensiinimootorid. Konkreetsel autol on 122 hobujõuline 1,4 liitrine DSI turbomootor, saatjaks 7-astmeline DSG robotkast. Selle koosluse peamiseks miinuseks on see, et DSG üritab pöörded hoida hästi madalad. Tegelikult me saame kõik aru, mille pärast see tehtud on. Kütusekulu on tõepoolest väike, kõigest mingi 5,5 liitrit 100 kilomeetri kohta, kuid samas jätab see päris olulise jälje auto kiirendusomadustele. Sest näiteks linnasõidul hoitakse pöördeid pidevalt kuskil seal 1500 juures, ehk siis just selle turboaugu piiri peal. See tähendab seda, et kui te tahate teha järsu kiirenduse, siis vajutate gaasi põhja ja edasi järgneb terve igavik, enne kui auto tegelikult ka kiirendama hakkab. Õnneks on käigukastil olemas sportrežiim ja käikude käsitsi juhtimise võimalus, kuid siis pole kütusekulu enam see. Võtame siis uue Seat Toledo teema kokku. Võib julgelt öelda, et tegu on igati viisaka hinna ja sõidetava autoga. Võrreldes konkurendiga, ma ei tea, suurt erinevust pole, ehk siis kõik oleneb ostjast, millise brändi kvaliteeti eelistatakse. Aga kindlasti soovitan enne otsustamist minna ja Toledoga prooviseid teha. Ma usun, et te saate väga positiivse kogemuse. Meie kohtume teiega nädala pärast, seniks nägemiseni.